Laevade pommitamine objektorienteeritult ja siin on ka JavaFX sees. Mul läks selle mängu ehitamisega nii kaua aega, et kui terve video sellest ära vaadata oleks päris igav ja tüütu. Ma muutsin päris palju asju, mõtlesin läbi ja seega ma otsustasin, et ma panen kommenteeritud koodi üles jälle ja teen video hoopis sellest, et ma seletan läbi, kuidas see programm töötab, et saaks kaasa mõelda. Nii, panen mängu käima, näitan, kuidas ta üldse välja näeb. Praegu on laevad näha, eks selle lõppmängus muidugi ei oleks, aga klikkides läheb laev punaseks. Ja kui ma mängu läbi teen, siis tuleb teada, et ma võitsin. Noh, kogumus midagi väga erilist ei ole, aga kuidas see töötab, on küll veidike eriline. Nimelt, kui ma mängu nüüd käima panen, siis esimese asjana märkad, et siin start meetodi sees polegi mitte midagi peale, lihtsalt mingisugune new Meri käsk. Ja see new Meri tähendabki, et ma võtan selle Meri klassi siit, klassi on mul kokku 4, ja ma loon sellest uue objekti. Ma annan talle kaasa siis ühe numbri, et mitu laeva ma tahan näha oma laual. Ja lähengi siis Meri klassi sisse, näitan, kuidas ta toimib. Nii kui ma selle käivitan, läheb käima konstruktor, mis on siis sama nimega kui klass. Mul on siin igasugused muutujad salvestatud, mida mul võib nagu mujal vaja minna, näiteks, et kui suur on laud ja mitu laeva siis lauale mahub niimoodi pikkuse ja kõrguse ja laiuse mõttes. Ja ühtlasi ka laevastiku objekt on siin oluline näha. Nii, kui ma siis mängu käivitan, käivitub merekonstruktor, võtab vastu ühe numbri, et mitu seda laeva ma genereerima hakkan. Ja mis ma siin teen, ma loon stage'id ja kõik need vajalikud asjad, mis alati vaja on, et JavaFX-i käiata. Siin sees on ka siis, mis siin ikka, siin on siin, mille ma tausta värvisin siniseks. Ja muu on kõik siis vana tuttav teema. Laevade muutujasse, mis eks ole oli defineeritud siin üleval, ma ütlen, et new laevastik, kaasa annan talle mitu laeva, ehk siis see tuli siit ja ühtlasi ka laua laius, et kui suur see grid on, seda on mul laevastikul vaja teada, et laevad sellest välja ei läheks. Kolmas meetod siin on, et siis, et renderda laevastik, et kui mul on, laevastik ise on lihtsalt array list, tal ei olegi nagu matrixid seal sees, võtan lihtsalt array list, siis renderda laevastik on see meetod, mis võtab selle laevastiku. Ma kohe vaatan. Esiteks on mul grid pane üleval defineeritud, mida ma kuvan, ma teen selle tühjaks, kui seal midagi peaks olema. Siis käin tsükliga iga positsiooni läbi, küsin laevade käest, et kuule, et kas mingi laev on seal, ehk siis sellel positsioonil, ja kui on, siis tagasta color, ehk siis värv. Ja selle infoga, kui mul on värv käes, ma joonistan siis ühe ruudu ja panen selle gridile. Nii. Kuidas siis ikkagi see laevade genereerimine käib? Ehk siis mis asi see, praegu mul siin laevad muutuja, mis on ju tegelikult laevastik objekt, et mis selle laevastiku sees siis toimub täpselt, kuidas laevasi genereeritakse, kuidas ma saan laevastiku käest küsida mingisugust värvi üldse või laeva positsiooni. Lähen laevastiku sisse. Nii kui laevastik käivitatakse, siis tuleb siin üks päris pikk konstruktor lahti. Ja mida see konstruktor teeb, on põhimõtteliselt ta genereeribki laevad. Ma näitan, et laevad salvestatakse array listi, mis on alguses tühi, ja vastavalt siis mitu laeva on soovitud. Genereeritakse siis tsükliga laevad niimoodi. Ja tsükkel kestab siis siit siia maale, kui veel tähele ei pannud. Ja mis siis täpselt toimub, nimelt loogika on selles, et esiteks genereeritakse laev. Selliselt mul on laeva objekt, nagu ka on siin näha. Ja kui mul see laev on olemas mingil suvalisel positsioonil, et see laev, kui ta käivitub, siis ta genereeritaksegi täiesti suvalisse kohta,
peaasi, et ta lauast välja ei lähe, sellepärast ongi meil see muutuja siin kaasas. Ja siis ma küsin või õigemini ma lähen selle laeva juurde ja küsin, et jõu laev, kas sa oled kellegi teise lähedal? Nimelt ma käin ju terve laevastiku selle tsükliga läbi ja küsin iga laeva käest ja panen ta võrdlema selle minu praeguse uue laevaga, küsin, et kuule, et kas sinu positsioon kattub kellegi teisega? Ja salvestan selle üksi muutujasse ja ütlengi, et kui ta on üksi seal, nimelt tal ei ole kedagi lähedal, siis pane see laev mulle reilisti, aga kui sa kattud kellegiga, siis unusta see laev ära ja säti mul see tsükkel ühe võrra tagasi, et ma genereeriksin selle laeva uuesti. Ja igaks juhuks, võib tekkida juhus, kus neid laevasid genereeritakse hästi palju, aga me ei jõua ka sinna punkti, kus see laev mahuks lauale, kuna ta genereeritakse randomiga ja siis me avastame, et tegelikult ta ikkagi kattub teise laevaga mingi 50 korda, siis me ei taha, et see programm igavesti käiks, vaid see koht siin katkestab ära siis. See on niisugune lihtsam variant, et mul on loendur ja number, et mitu korda tohib käia ja siis selle vastavalt iga tsükkel siis ma suurendan seda numbrit ühe võrra. Nii. Okei, aga vaatame siis lähemalt, kuidas laeva konstruktoris siis seda laeva genereeritakse, mis mõttes talle antakse randomiga asukoht. Ja mis mõttes on mul array list ja mitte üldse maatriksit, et kus kohas laevad on, kuidas mul siis see pilt ette tekib maatriksi peale. Nii, läheme laeva sisse. Laeva konstruktor on ka päris suur, eks ole, siit siia. Mul on muidugi kommentaare siin täis. Ja mis siin juhtub, on see, et esiteks ta saab numbrid, et mitmekohaline ta on ja mis on tema maksimaalne positsioon. Nii. Laeva hakatakse genereerima. Esiteks ma teen koordinaatide massiivi, mis on salvestatud ka klassi külge. Ja see siis on täpselt nii pikk, kui on mul, palju mul neid kohti tohtis olla. Näiteks kui on kolmekohaline, siis on mul ka see koordinaatide massiiv kolmekohaline. Ja miks on see maatriks ja mitte lihtsalt massiiv, on sellepärast, et kujutad ette, eks mul on 5-kohaline laev, siis igaüks neist 5 positsioonist hoiab mingit koordinaati, eks ole, et A1 või B3 või sellised asjad. Aga see on siis siin märgitud, et on nagu X, Y, aga kolmandaks on ka selle märge, et kas see konkreetne ruut on pihta saanud või mitte. Nii. Okei, lähen tagasi konstruktori juurde. Kui massiiv on loodud, siis ma esiteks genereeringi just nimelt randomiga, kasutades siis nagu MaxBossi ja mul on, genereerin randomiga, kus kohas see laev algab. Tema esimese ruudu ma panen reaalselt täiesti suvaliselt paika. Ja loogika on selles, et math random annab mulle mingi numbri 0-st 0,9-ni, 0,99999-ni, korrutan selle läbi tema maksimaalse suuruse, näiteks 9 antud juhul, laud ei tohi laiem olla kui 9, ehk siis mul on väärtus 0-st 8-ni, siis ma murran intiga maha tema koma, ehk siis ongi 0-st 8-ni väärtus, ja siis ütlen mathminiga, et vali väiksem variant, nimelt MaxBoss miinus kohaline tähendab siis, et kui laua maksimaalne laius on 9, siis ma lahutan temast mitmekohaline laev on näiteks 5 ja ma saan, et kui on laev 5-kohaline, siis ta tohib maksimaalselt alustada 4. positsioonilt. Ja täpselt sama diili ma teen siis nii X-i kui ka Y puhul. Ja kui mul on algsed koordinaadid olemas, siis ma nuputan välja, kas see laev laieneb horisontaalselt või vertikaalselt. Ja väga lihtne tegelikult, ma genereerin siis kas 1 või 0 siin, ja mis on siis paremale, ja loon ka teise muutuja, et vastavalt siis sellele, kas paremale on 1, teen, alla on täpselt teistpidi. Kui paremal on 1, siis on alla 0 ja vastupidi. Ja seda ma kasutan selleks, et ma tsükliga nüüd genereerin selle saba. Et kui laev on 5 pikkune, siis ma käin veel 4 korda läbi selle koordinaatide massiivi ja lisan igale ühele otsa
tsükliga siis jah, I on, eks ole, tsüklis ja ma saan siis öelda, et eelnevale positsioonile lisa 1 otsa või siis 0, vastavalt siis kas läheb paremale või alla. Nii. Ja viimaseks ma lihtsalt prindin siis selle laeva välja, lihtsalt et konsoolis näha, mis seis on, see on tõesti lihtsalt debugimise pärast. Et kui ma panen praegu programmi käima, siis ma näen siin all konsoolis, panen mängu kinni, kõige alguses oma laevasid, et tuli uus laev, mille koordinaadid olid sellised. Kusjuures mul on ka, ma kohe räägin lähemalt, et õigemini, kui ma lähen laevastiku alla, siis on ju, nagu ma just rääkisin, siis genereerimisel küsitakse üle, et laev, et kas sa oled üksi, eks ole. Ja siin on see meetod is lähedal. No mul segan siin inglise ja eesti keelt, et loodetavasti, et natuke õpetada, mis on konventsioonid, teiseks, et arusaadav oleks, mida see peaks siis tähendama. Nii, laev oskab teada, oskab sulle vastata, et kas teine laev on tema lähedal või mitte. Kusjuures üleüldse on päris huvitav, et laev kui selline, tema teab ise, kus ta on. Ei laevastik ega meri ega keegi teine ei tea, kus kohas laev on. Ja laskmisel on see siis eriti tähtis. Aga praegusel juhul oskab laev vastata, et kas teine laev on mul lähedal või mitte. Lähen vaatame, kuidas see meetod toimib. Nii, võtan selle siit eest ära. Ja kuigi see nüüd väga pikk ei ole, see meetod, kui nüüd välja arvata see osasid, siis ta on päris keeruline. Mul on nimelt 1, 2, 3, 4 tsüklit üksteise sees. Et see ei ole nüüd otseselt objektorienteeritusega pistmist, aga lihtsalt, et see valem on siis see, kuidas ma kontrollin, kuidas ma teen niimoodi, et iga kord, kui ma mängu käivitan, siis need mitte ainult ei ole laevad üksteise otsas, vaid ka et ruut ei ole ühegi teise ruuduga kohakuti, vaid ka, et nurgad ja need lähipunktid ei oleks ühegi teise laeva poolt kantud, ehk siis ma pean kontrollima kokku 9 korda ühe ruudu positsiooni võrreldes teiste laevadega. Ja ma ei hakka täpsemalt seletama, kuidas see toimib, ma arvan, et mu seletus nii või naa ei kanna väga vilja, aga siin ma olen natuke seletanud, et kuidas see loogika toimib. Ja kindlasti vaata üle, pane käima, prindisin veel muutumaid välja, kui on veel segane ja siis saab lähemalt teada. Okei. Meil on siis nüüd läbi räägitud, kuidas ma panen mängu käima, genereeritakse laevad, mis üksteise vastu ei lähe. Väga tore. Kusjuures, kui mul on see laevastik olemas, ja ma tuletan meelde, et laevastik ise on vaid array list, mis koosneb laevadest, siis meri on see, kes võtab, juba rääkisin seda küll, aga meri on see, kes võtab nüüd selle grid pane on see, teeb selle tühjaks ja võtab värvi vastavalt siis sellele, mis antud positsioonil toimub ja lisab siis rectangle'i lauale. Räägikski läbi selle, et mis see get boss color on. Ma saan laevastiku käest küsida, et mis on nendel koordinaatidel. Ma vaatan siia sisse. Kontrolliklikk muide viib sind definitsiooni kohta. Niisiis, mis siin toimub? Esiteks ma käin muidugi kõik laevad läbi. Loogiline, see tsükkel käib kõik laevad läbi. Siis ma võtan ühe laevastikust välja ja küsin, et kuule laev, et kas sul on keegi sellel positsioonil. Ja miks ma siin uue massiivi loon, võib-olla tegelikult ma tegin endale elu keerulisemaks, aga lihtsalt see meetod võtab vastu ainult massiive. Ja ma lähen siis, vaatan, kuidas laev vastab. Ma lähen parem kontrolliga, saab kiiremini. Laev, get, boss, seis. Nii. Laev siis võtab vastu koordinaadid, et mis asukoha kohta küsitakse ja käib kõik enda koordinaadid massiivi läbi ja lihtsalt vaatab, et okei, et kas X-i puhul kattub, kas Y puhul kattub. Ja kui kattub, siis ta vastab, vastab seisu. Nagu ma siin üleval olin kirjeldanud, siis selle koordinaatide puhul, et mul on koordinaadid siin ja seis ehk siis pihtas on kas 0 või 1. 1 on pihta saanud. Seega, kui ma panen nüüd sellest eest ära jälle.
Seega siin ma lihtsalt tagastan kas 1 või 0, et kas see konkreetne koordinaat on juba pihta saanud või mitte. Ja laevastikus see seis ongi, et no kas 1 või 0 ja ma saan siis vastavalt värvi panna. Et kui on 0, ehk siis pole veel pihta saanud, ma ütlen, et on tumesinine praegu ja kui oled pihta saanud, siis on punane. Kusjuures kolmas variant on ka nimelt, kui laeva üldse ei leitagi, õigemini antud laeval ei ole seda seisu, vabandust, antud laeval ei ole sellist koordinaati, siis ta lihtsalt vastab, et -1. Ja noh, kuna ma käingi kõik laevad läbi, eks ole, siis ma, -1 ei loe mulle midagi ja kui ma ei leiagi mitte kellegil ühtegi positsiooni, siis lõpuks on värv lihtsalt sinine. See on siis see loogika, kuidas laevad genereeritakse ja kuvatakse. Ja kui ma klikin, siis ma lähen nüüd mere juurde. Kui ma midagi klikin, kui ma midagi klikin, siis see renderda laevastik meetod läheb uuesti käima, sellepärast ongi see clear siin. Ta teeb grid'i tühjaks ja joonistab laevad uuesti. Ja see viibki meid viimase kohani, nimelt set click event meetod, mis käivitatakse ka, kui meri käima läheb. Ja mis tema teeb, on siis see, et tema defineerib ära, mis juhtub siis, kui grid'ile vajutatakse. Ja midagi ulmekeerulist ei ole. Esiteks event.getTarget küsib välja, kellele klikiti. Kuna tema ei tea, aga mina tean, et see on kindlasti rectangle, siis ma ütlen talle eraldi selle välja, et jah, see on rectangle, just selleks, et ma saaksin kasutada neid getColumnIndex meetode. Nimelt ma küsingi välja lihtsalt, kuhu klikati X ja Y koordinaadid ja edastan siis laevastikule, ütlen, et kuule laevastik, et siia koordinaatidele tulistati praegu. Ja kui see tulistamine on ära olnud, siis ta renderdabki siin laevastikku uuesti ja küsib igaks juhuks veel, et äkki on mäng läbi. Kusjuures tegelikult oleks loogilisem, kui see on pärast, sest mis ta ikka ressurssi raiskab, mingit vahet ei ole. Et kui mäng on läbi, siis on läbi, et ei ole vaja. Panen siia siis else ja oih, läks natuke sassi. Niimoodi. Voh. Okei. Aga kuidas toimub see lask, siis täpselt vaatame selle ka üle. Et jällegi, objektorienteerituse loogika või point on see, et iga objekt, millega tehakse midagi või millel on mingi info küljes, siis see toimub temaga isiklikult, mitte keegi teine ei kamanda teda. Nii. Lähme vaatame siis seda lask meetodit. Ja muide, see on laevastikul, eks ole. Laevastikul öeldakse, et kuule, et siia tuli lask, kas keegi sai pihta. Vaatan, kuidas see defineeritakse. Oleme siis laevastik failis ja siin on meetod lask. See on päris väike ja tema sisu on ka väga lihtne. Lihtsalt ma käin kõik laevad läbi ja küsin, et joo laev, kas sina said pihta? Ja kui sai pihta, siis ta lõpetab selle otsimise ära. Ja see pihta saamine ühtlasi küsib, kas sai pihta, aga teiseks ta märgib laeval endal ära ka, et ta sai pihta. Ja vastavalt sellele siis, kui renderdatakse uus mäng, uus seis JavaFX-iga, siis on näha, et see läks punaseks. Aga lähemegi siis siia sisse. Kuidas, see laevad.getI on, eks ole, siis üks laev, ma võtan array-listist ühe välja ja see pihtas meetod on laeva küljes. Ma lähen vaatan, kuidas see toimib. Nii, laeva sees on jällegi üks tsükkel, mis käib kõik tema koordinaadid läbi ja iga koordinaadi kohta ta küsib, et kuule, et kas sinu X on sama ja sinu Y on sama, ehk siis kas sinu koordinaadid vastavad sellele lasule. Ja kui tõepoolest ta sai pihta, siis ma märgingi siin ära, et see pihtas, ehk siis see kolmas, ma näitan siin üleval seda, kolmas parameeter, ehk siis siin, see pihtas, eks ole, koordinaatide sees. Muudetakse number 9. Nii nagu me rääkisime, et 0 ei ole veel pihta saanud, 1 on pihta saanud. See on praegu prindin lihtsalt debugimise mõttes välja. Lihtsalt ma näeksin, et jah, sai pihta. Ja vastan, et jah, see laev sai pihta.
kui ta nüüd käib kõik koordinaadid läbi ja seda return true'd ei tulegi kunagi, siis ta vastab, et kuule, et mul ei ole sükest koordinaati. Mis järel viskab programm tuleb siia tagasi ja vastab siis vastavalt, et kui sai pihta, siis on kõik korras, lähme tagasi, aga kui see käis terve tsükli läbi, kõik laevad käisid oma koordinaadid läbi ja mitte keegi pihta ei saanud, siis pole midagi vaja teha, siis ma lihtsalt prindin praegu konsooli, et mööda. Ideaalis võiks mingi teate ka panna kuskile, aga antud juhul pole see väga tähtis. Ja see on siis see, kuidas klikk toimib. Ehk siis, et kui ma klikin laevale, siis ta esiteks ütleb laevastikule, kuule siia lasti, siis laevastik ütleb igale laevale, kuule siia lasti, ja laev siis vastab, kas tema sai pihta või mitte ja märgistab ennast pihta saanuks. Ja siis renderdatakse uus pilt. Et seda mängu saab kindlasti kõvasti efektiivsemalt ka teha, antud juhul ma käin laevasid hästi palju läbi. Et see antud näide laev pommitamine objekti orienteerituks ei ole võib-olla just kõige efektiivsem näide, aga siin on suhteliselt hea selgitada, et miks objekti orienteeritust üldse vaja on. Ja sest, et tõesti praegu, kui ma tahaksin laeva juures midagi muuta, siis ma tean täpselt, kuhu minna. Kõik, mis on pistmist laevaga, ehk siis kuidas ta arvutatakse, kuidas tema positsioon arvutatakse, kuidas ta pihta saab, kõik sellised asjad on siin ühes kohas koos. Ja need failid ei lähe siis ulme suureks. Okei, ja viimase asjana siis, tegelikult see on kõige lihtsam variant, et tõesti iga kord, kui ma klikin, eks ole, siis ma tõstan selle kommentaari ka siit natuke eemale. Et pärast igat klikki küsitakse, kuule, kas mäng on läbi ja siis vastavalt, kas renderdatakse mängu lõpp, mis on ju siin, mis on lihtsalt uus stack pane ja mingisugune label, suht suvakas. Või siis renderdatakse laud uuesti. Aga mis on nüüd tähtis koht jällegi on see, et kuidas see game over arvutatakse. Jällegi laevastik on see, kes teab. Lähen siia sisse, laevastikus on kirjas ja ma siin ei kasuta mitte for each tsüklit, vaid lihtsalt for each tsüklit. Aga ma käin jällegi kõik laevad läbi, küsin iga laeva käest, kuule, kas sina oled põhjas või mitte. Ja kui keegi on veel elus, siis ma vastan, et ei, et mäng ei ole veel läbi. Kui ükskõik, kes on elus. Eks ole, ma küsin, et kas sa oled põhjas, kui ta vastab ei ole, siis ma pööran selle ümber hüüumärgiga ja okei, see peaks juba selge olema, kuidas hüüumärgid töötavad. Ja käin siis sellega läbi, et kuidas laev teab, et ta põhjas on. Võid juba aimata, et see on üsna lihtne tsükkel. Jällegi käin kõik koordinaadid läbi, tsükliga siis koordinaadid length ja iga kord küsin, et kuule, et kas sinu see root on veel elus ja kui on elus, siis vastab false, ma veel ei ole põhjas, mul on vähemalt üks root alles. Aga kui ta käib kõik koordinaadid läbi, vaatab, et kõik on põhjas, siis ta lihtsalt vastab true, jep, terve laev on indeed põhjas. Ja siis saabki mäng läbi. Vot, kui ma nüüd niimoodi piltlikult üle käin, siis mul on suures plaanis on mul meri, laevastik ja laev. Laev. Ja mis igaühel on oma ülesanne, ehk siis merel on JavaFX või siis ütleme UI, õigemini GUI, mis ma ei tee siia nüüd, see on I. Ja laevastiku ülesanne on manageerida array listi, ehk siis laevasid manageerida. Ja laeva ülesanne on lihtsalt teada, kus sa oled, millal pihta sai ja üldse mingi tegevuse, mis on laevaga pistmist, et mul on 3 objekti antud juhul. Meri, kus juures mõnes mõttes on ka mängu loogika, mängujuht. Antud juhul ta lihtsalt, ütleme nii, et ta teeb mõnes mõttes 2 asja, aga kuna mängu loogika on kliki peale üles ehitatud, mis on JavaFixi omadus, siis tundus loogiline nad ühte kohta panna lõppkokkuvõttes.
ja miks nagu võib tekkida küsimus, okei, meri on joonistus ja mänguloogika fine ja laev on laev, no okei, loogiline, miks seda laevastikku ikkagi eraldi vaja on? ja seda ongi sellepärast, et meri ei oska või no ma peaksin siis mere sisse kirjutama need meetodid, et ta küsib iga laeva käest eraldi, et oo, kus sa oled ja mis sa teed ja mis su seis on ja lihtsalt noh, ongi koodi loetavuse mõttes on ju palju lihtsam, kui mul on kõik ühes kohas, noh, mis on kogu klasside objektide point lõppkokkuvõttes või noh, vähemalt esimene point. Kusjuures tänu sellele, et mul on laeva objekt eraldi, ma saan neid laevasi genereerida kui palju tahan. näiteks kui ma mängu alustan hoopis, ütlen talle, et joo, ma tahan ainult 2 laeva, panen selle käima, siis voilà, mul on 2 laeva, kui ma tahan 50, siis ma tean, et mul küll 50 ei tule, aga tuleb kindlasti päris palju. ja see on kõik tänu sellele, et laevastikus, kui ma hakkan laevasid genereerima, siis kuna ta on objekt, siis ma saan lihtsalt neid luua hästi palju. Ma võiksin seda põhimõtteliselt ka teha tsükliga, et oo, et pane siia siniseid ja punaseid ruute kõik kohad täis, aga lihtsalt see, noh, siis on mul kõik kood on ühes failis ja see fail läheb ilgelt pikaks ja mitte keegi ei saa mitte midagi aru, mis seal toimub. kindlasti lae oma lihtsalt projekt siis alla GitHubist ja pane see käima ja käi nagu rida haaval läbi ja mõtle, kuidas see toimib. kindlasti, kui midagi arusaamatuks jäi, küsi foorumis küsimusi ja ma teen lisavideosid selle kohta. ja sel juures, kui miski jäi siin programmis konkreetselt arusaamatuks, et millal midagi juhtub, siis on jällegi kaval trikk lihtsalt printida asju välja. näiteks nojah, kõige keerulisem koht on see küsimusmeetod laeva juures, et kas kedagi on lähedal, nimelt see 9-kordne küsimine, siis ma saaksin põhimõtteliselt minna siia sisse ja printida välja, et k pluss k koolon ja sama asja ma paneksin ka L-i kohta. noh, võib-olla see mingi hullult palju selgemaks praegu ei tee, ma lihtsalt toon mingi suvalise näite. aga kui nüüd panen programmi käima, siis ta prindib mulle hunniku asju välja ja ma saaksin siin konsoolis, saan reaalselt näha, mis selle tulemus on ja saaksin nagu ükshaaval läbi käia, et kuidas miski toimib. või no, mis antud näite juures tegelikult oleks loogilisem võib-olla, on see, kui ma prindiksin välja hoopis selle muutuja siit. ma näen, et mis kohta ta praegu kontrollib reaalselt. okei, praeguseks kõik.